No nii, tere, oleme tulnud uuesti laivi Maakleri jutud iga kolmapäev ja oluline sõna laivil, et miks ma seda alati laivina mainin, on see, et laivi mõte on tegelikult see, et mina kui maakler olen siin köögi poole peal ja minult saab otse küsida, nii et kõik küsimused, mis sul hetkel on, kui sa peaksid kogemata siia sattuma, siis pane kommentaariumisse, ma saan vastata, kui ei oska, siis uurin järgi ja kirjutan juba otse tekstmessi. Aga olen täna üksi, sellepärast et Martti on jälle ära, jälle Tais, jälle puhkamas, et alles ta oli, aga sellest pole lugu, las ta naudib ja nii on. Tegin siin just, maakleri töös on üks huvitav asi, et tööd saab kogu aeg teha ja mabla käes, et saatsin siin just informatsiooni, et mul on üks alt hõlma üks väga huvitav pakkumine ja kõik investorid ka, kes võib-olla korra pilgu siin näevad, kohe alguses ütlen ära, on üks huvitav kortermaja Põhja-Tallinnas pakkumises. Väljast fassaad on tehtud, niisugune tegelikult palkmaja, kahekordne, kolmas korrus on peale ehitatud nii-öelda valmis selleks, et keegi saab 2 korterit sinna juurde teha ühel hetkel, kui tahab ehk. Ja kahetoalised, see katusepind on seal circa 96 ruutu täna. Ja uus katus, uus fassaad, need on tehtud, seest on nii, nagu ta oli põhimõtteliselt 100 aastat tagasi, et pool maja on siis okupeeritud ja pool ei ole ja see on tegelikult ühe omaniku käes, mis on nagu tore, et see ei pea toimuma mingi 7 omanikuga koos. Et kui on huvi, siis anna teada, hinnatase, seda ütlen siis, kui sa helistad, et täna on seal ametlikult selles mõttes ajalooliselt 7 korterit, nüüd tegelikult jälle oluline info, kogu see maja on täna kaasomandisega, kui see on ühe omaniku omas, pole probleemi ja EHR-is on täna justkui tegelikult 7 korterit, mis annab nagu kindlus sellele, et tegelikult see 7 korterit saab ka korteriomanditena luua sinna kindlasti omanikuna. Ja kuna see kinnistu ise on seal circa 800 vist oli kopikatega peale, siis ta on piisavalt suur, et teha ka sinna tulevaks parkimiskohad, kui keegi tahab seda nagu edasi mõelda. Aga ma näen, et see on pika perspektiivina kõige parem investeering investorile, kes tahab teha üürimaja. Ja isegi lähen seda täna ühtede sõpradega vaatama sellise pilgu ja mõttega. Aga teiseks loopargi.ee on meil olemas katusekorterid, et tulge vaadake, minge vaadake, Loopargi lehel on meil kõik need kenasti olemas, meil on seal ka uuemaid pilte, et teeme seal ka varsti jälle uue kliendipäeva, mis on kindlasti väga tore ja siis saab juba head ülevaated erinevatest korteritest ja pilte tekib aina juurde, kuna korterid valmivad, mis on nagu jällegi tore faas sellest projektist, et saab päris piltidega hakata inimestele asju pakkuma. Et enne oli sellised interaktiivsed. Ja tänaseks teemadeks ma olen valinud, ma siin panin natukene kirja ka, et läheb kaua läheb, aga võtan natukene ise kokku, et kas esimene teema, kus mul see eile üldse tuli, oli päris huvitav, et nägin ühte ägedat videot New Yorgist, Ameerikast, jälgin ühte maaklerit, Sherhant on ta perekonnanimi, et kes teab, kes ei tea, aga point selles, et tal jäi üks 50 milline tehing ära ja see jäi tegelikult selleks ära, et inimesed küsisid enne tehingut nii ostja kui müüja nõu ChatGPT-lt ja tegin ise ka täna testi, et tegelikult väga äge ja mis ma kohe tahtsin ka välja teile tuua, et ma arvan, et see muutub kindlasti üheks selliseks valukohaks tulevikus ja miks see valukohaks just muutub, et kindlasti ChatGPT, mul on endal tasuline, see kõige kangem versioon on väga kasulik asi, aga mis on nagu, kui ChatGPT-d valesti kasutada, ehk küsida selliseid nagu ebaloogiliselt lihtsaid asju talt nii-öelda ja sisendit nagu väga vähe anda ja pinnapealseid küsimusi küsida, siis sa saad need vastused täpselt samasugused nagu Google'ist, et esiteks sa saad vananenud andmetega, ma näiteks tegin siin nagu hästi lihtsa küsimuse, et mis maksab Mustamäe 2-toaline korter sellises seisukorras, sellisel korrusel, sellises majas ja ta tegelikult pani mulle ruutmeetri hinnaks 1600 € ruut, on ju, ja tegelikult see on väga vana informatsioon ja ta tõi selle ka välja, et kust andmed pärinevad, oli Lahe kinnisvara näiteks, tervitades siin Lahe kinnisvara hindajaid, siis
ta võttis need andmed sealt ja see oli artikkel, mis oli aastast 2009, et nagu what? Ja siis oli 2017 ka, aga enne seda oli meil, või peale seda on meil olnud suur hinnatõus vahepeal. Et ühesõnaga, mis ma sellega öelda tahan, on tegelikult väga loogiline see, et tulevikus, miks hakkab segama, on see, et inimesed pimesi usaldavad tegelikult ChatGPT infot. Ehk siis kõik, mis on netis, on tõsi ja tegelikult kui ChatGPT on AI justkui on ju, siis inimesed võtavad teda kui väga tarka nagu nõuannet, siis kontekstist välja võttes ma ise usun ja näen ka seda, et tegelikult see võib väga palju mõjutada tulevasi tehinguid. Selles võtmes, et kui asjatundmatud inimesed küsivad talt nõu ja saavad mingi lakoonilise vastuse, mis justkui tundub hästi sisutihe, siis seal võib kõvasti nagu asjadega panga panna. Et see konkreetne näite 50 miljoniga oli just see, et ostja küsis, siis ChatGPT oli umbes vastanud keskmise järgi, et see võiks maksta natuke vähem ja ta maksab üle sellest ja kui müüja küsis, siis oli see, et müüja küsib liiga vähe ja ta võiks juurde panna ja tegelikult tehing nagu lagunes kaost ära. Et ma kujutan ette, et Eestis seda ChatGPT-d võib-olla küsitakse väga palju selliseid küsimusi, et kasutuslubade kohta, igasuguste erinevate dokumentatsioonide kohta ja tegelikult sealt võib tulla väga palju valesti tõlgendatud vastuseid või siis kontekstist välja rebitud vastuseid, mis on võib-olla veel suurem nagu oht ja sealt tegelikult tuleb see valeinfo ja ega ma ise näen, et ega inimesed ei julge nagu öelda, mul on väga palju olnud inimesi endal nagu olukordi, kus inimene ütleb, et ei, ma pidasin sõpradega nõu või hea tuttavaga, et ma ikkagi jätan selle tehingu seekord katki ja ma küsin, et mis see, millega see inimene tegeleb ja mis nõu ta teile andis ja kust tal see info pärineb, siis seda nagu kunagi ei öelda. Mis näitabki tegelikult seda, et see informatsioon, mida võib-olla turu pealt nagu küsitakse kuskilt kõrvalt juurde, on tihtipeale nagu puudulik või siis täiesti vale, et ja see tekitab tegelikult inimestes nagu valesid otsuseid tegema, et see on nagu kindlasti riskikoht, millega tuleb arvestada ja AI-d selles kontekstis ei saa veel täna täiesti nagu üks-ühele tõena võtta, et seal tuleb väga kriitiliselt vaadata sellele otsa, kui sa küsid sealt nõu, et mis vastused sa sealt saad. Et siin ma ikkagi soovitan pöörduda pikalt tegutsevate inimeste poole, kes turul on kaua olnud ja saavad sellest aru. Või üks teine hea näide, mul enda elukaaslane Anni on ju hindaja samamoodi laekinnisvaras ja lihtsalt kodus ikka aeg-ajalt arutame neid asju ja siis tal oli üks mingi maja hinnang, mis on mingi kohtutäituri poole pealt müügis ja minu hinnangul ongi see, et jällegist mingi ilus maja justkui, aga vananenud, aga seal tuli miks ma sellest räägin, on praegu see, et turutunnetus turul on ülioluline. See, mida ütlevad täna numbrid, ei ole üldse tõene sellele, mida turg tegelikult täna teeb, et kes pikaajaliselt nagu ikkagi tegutsenud on, saavad aru, kas turg maksab täna antud vara eest nii palju raha või tegelikult maksab vähem. Et selle maja puhul oli sama, et minu tunnetuslik seisukoht on see, et see maja maksab tegelikult palju vähem, aga kohtutäitur näiteks müüb seda nagu palju kõrgema hinnaga, kui turg oleks valmis maksma. Mis tähendabki seda, et käärid on sees ja küsimus on nüüd, kes siis nagu järgi annab. Et tegelikult sa pead enda kinnisvara hindasid nagu turu järgi sättima, et suures plaanis sa ei saa nagu vanu asju eriti, uusi ja ägedaid mingi emotsiooni asju saab natuke nagu ise ka reguleerida, et sa saad seda emotsiooni sinna juurde panna ja sa saad selle hinnaga nii-öelda manipuleerida heas võtmes, aga lõppkokkuvõttes et see on nagu väga oluline aru saada. Nii et AI on üks huvitav väljakutse, mis kindlasti hakkab tehingutesse sisse tulema ja hakkab tehinguid natukene vahepeal ka segama, et võib-olla ma ei kujuta ette, millal me jõuame sinna, aga millal tuleb siuke asi nagu näiteks AI notar. Et täna kindlasti see on nagu tundub täiesti nagu absurd, aga kes ütleb, et 10 aasta pärast seda ei ole või üks väga hea film on väljas, ma vaatasin selle ise ära, nagu ma siin paar korda mõni kuu tagasi mainisin ka, et USA tehtud mängufilm sellest, et AI on kohtunik.
et sa pead tõestama, et sa pole süüdi ja siis sa saad kasutada kõike seda informatsiooni, mis ai-l on ja siis noh, seal on tehtud see hästi selline action filmi põhiselt, aga kes ütleb, et tulevikus, kui sa lähed kohtusse vaidlema lihtsamate asjadega, siis sul ei ole ainult robot, kellega sa pead nagu tõestama enda asju ja sisestama andmeid, et see kõik maailm liigub sinna poole, mis on nagu natuke absurdne, aga see on tegelikult, ma usun, tulevik. Ja mingil ajahetkel keegi selle otsa nagu satub, et täna võib-olla kõige parem näide, see ei ole üldse kinnisvarast, aga kinnisvara müügikõnedes väga paljud ettevõtted täna plaanivad või mõtlevad selle peale, aga meie ettevõttes on käinud ai robotid tüüpe, kes nagu on kõnekeskuse nii-öelda teevad valmis ja sul see robot helistab ja vastab ja teeb kõik selle töö sinu eest ära. Et ja mingi asjatundmatu inimene, kes võib-olla pole elus müügikõnesid saanud, vanem proua, ta ei saagi aru, et ta räägib robotiga ja tegelikult see toimib. Aga asjatundlikud inimesed saavad aru, et tegelikult jääb palju vajaka ja see peab veel arenema. Siis täna tegelikult üks huvitav teema, mis ma veel välja kruttisin, oli see, et võib-olla mu enda korteri kommunaalide pealt on seda kõige parem näide, et ma käin hästi palju tihti, mitte ainult enda, vaid siis ma lihtsalt toon enda korteri numbrid välja, aga miks ma need välja toon, on pigem mitte sellepärast, et pläkutada mingitest hinnatõusudest, vaid pigem nüüd väike nagu müüginipp või üürinipp, kui te olete oma kinnisvara müümas või üürimas ja teil on natukene selline kõik asjad ühel arvel, siis kunagi ei tasu seda arvet näidata ühe numbrina, et tuleks punase markeriga väga selgelt lihtsalt peale joonistada selline asi, et kõik, mis on kommunaalkulu, mis on nagu ruutmeetri põhine või siis mingi fikseeritud summa, siis selle te toote eraldi numbrina välja, punasega kirjutate markeriga näiteks sinna kommunaal peale, et kommunaalkulud näiteks 250, siis toote vesi ja siis see on teie oma kulu, pluss elekter, see on teie oma kulu. Et lihtne näide võib-olla ja miks seda nagu niimoodi banaalselt teha ja paberi peale kirjutada ja näidata on see, et inimesed vaatavad silmadega ja ülioluline, kui nad näevad seda lõppnumbrit, siis neil kinnistub psühholoogiliselt ainult see üks number. Vahet ei ole, et ütlete, et seal on vesi, elekter sees, oma tarbimine. Talle jääb see meelde, et see on liiga kõrge näiteks ja see, tal jookseb nagu ühe kokku ja ta lõpetab põhimõtteliselt mõtlemise. Et nüüd, kui te võtate need 2-3 kommunaalarvet, mis teil on välja prinditud, tõmbate ilusti selle kogu kommunaalkulu numbri suurelt punaselt näiteks, et oletame, et teie arve kokku oli 400 eurot, näiteks nagu mul oli 396 eurot, kui täpne olla, millest tegelikult oli elekter 91 eurot ja vesi 60 eurot, mis on puhtalt minu enda kulu. Ja minu kulu on selline, et ma päriselt nagu, ja noh, ütleme kütte poole pealt ka, et mul on kodus reguleeritud küte 25 kraadi, siis paljud ei armasta nii soojamist, mõned panevad 24 ja see on väga suur erinevus. Aga lõppkokkuvõttes minu kodul ei ole see vahet, sellepärast et mul on ruutmeetri põhine, et isegi kui ma olen kokku ja teine kuskil kütab, siis summa summarum jääb samaks lõpuks, kui siis muutub natukene selleks, et maja üldkulu väheneb. Aga elektri ja vee juurde tulles, siis see on nagu hästi oluline eraldi välja tuua, selleks, et paljudes vanemates kortermajades on samamoodi täna tegelikult, et need kulud tulevad erinevatel aegadel, erinevatelt teenusepakkujatelt ja tegelikult mu korteri kommunaalkulud on ju reaalselt 250 eurot, 245 eurot talvel, jaanuar ja veebruar, mis ei ole üldse kallis tegelikult. Ja kui ma nüüd panen sinna oma vee elektri, noh mul läheb vett ka palju, mul on 2 last on ju, ma ei tea, 15 kanti või 12-13 kanti oli seal, et siis paljudel inimestel ei lähe nii palju ja mõndadel on 1 laps ja see on juba suur ja see ei käi päevas 3 korda vannis ja nii edasi, et see kulubaas läheb palju odavamaks, siis tähendab seda, et ka kommunaalarve on tegelikult palju mõistlikum. Et kui sa täna võtad siukse 4-toalise uusarenduse korteri ja seal on see kommunaalkulu siuke, noh ma ei tea, 80 ruudune kuni 100 ruudune korter, kui ta jääb sinna 350-400 vahele, siis see ongi nagu uus reaalsus, et on ka maju, kus on 300, aga seal on ilmselt maaküte, et me räägime siin ikkagi keskkütte baasil põhin, kas gaas või õhk-vesi lahendustega. Nii et jaa, selles mõttes see nipp-põhi mõte on see, et suurelt punaselt kirjutage need arved eraldi välja, inimene näeb seda, siis ta ei näe seda ühe summana ja tal ei teki sukest kinnistust mällu, et on see üks number 400 eurot, oi kui palju, et oh my gosh, et see on ülikallis.
et tegelikult nende asjadega saab mängida, presenteerides oma korterit. Et kas siis üür või müük, vahet ei ole, aga see kommunaalide visuaalne näitamine on mega oluline, et kui seda lihtsalt kiiresti näidata ja näitad lõppsummana, siis ma tean, et see ei toimi praktikas. Et see inimene lihtsalt, mul on Sakus üks korter, mis on samamoodi vana maja, mega kallis küte on seal, selleks et maja on soojustamata, aga arved on 400 eurot talvel ja on samuti koos vee-elektriga, aga üürnikud, kõik, kes käivad, ütlevad, et see on nagu mega kallis nende jaoks. aga kui ma toon välja nagu, et näiteks kui mul telefoni teel küsitakse, et palju kommud on, siis ma tegelikult ütlen, et 200 euri, 220 talvel. siis nad ütlevad, jumala mõistlik. Siis ma ütlen lihtsalt pluss elekter, vesi ja siis koha peal näitan neile, näed, aga vesi ja elekter kokku olid teine 180 eurot ja kokku tulebki 400. Ja siis nad võtavad seda hoopis nagu lahjemalt, kuna nad teavad oma kulu ja nad saavad aru, et see teine 180 eurot või 150 eurot ei ole tegelikult see kulu, mis iga kuu tuleb. Et see oleneb ikkagist neist. Et see on hästi huvitav, aga nii see psühholoogiliselt kahjuks on või õnneks, et kus otsas oled, on ju. Siis hüpates niimoodi täna hüppame, nii nagu mõtted tulevad, et kommude näitamine, parem ülevaade, sellele rääkisime ära, AI-st rääkisime ära. Eile kuulasin kinnisvara jutte ja oli väga põnev kuulamine, see viimane osa, kes ei ole ja kes ei tea, siis kuulake kinnisvara jutte, et mulle väga meeldib kuulata telgitaguseid just, seal oli notar külas ja kuulasin ja mis oligi hästi põnev osa sellest notarist, kuna ma ka igapäevaselt nii-öelda notaris suht tihe külastaja, siis ma suures plaanis kõike seda informatsiooni teadsin, aga mis oli nagu põnev, oli pigem see telgitagune ja see enese reklaamimine, et kui meie maaklerina tohime ennast hästi palju reklaamida ja kõik teised vabakutselised osaühistud nii-öelda, kes toimetavad. Ja mul on neid mõned asjad seal, ma räägin läbi ka, nüansid nagu tulnud endal ka töös ette, mis on nagu huvitav. Et aga see üks kõige huvitav minu jaoks oli see, et notar ei tohi ennast reklaamida. Ja siis seal intervjuus öeldi ka, et ega linnas ei ole nagu kunagi näinud küll, et see ongi seadusega reguleeritud, nad ei tohi seda teha. Peavad olema objektiivsed ja erapooletud, et see ongi see, et ei tekiks mingit sellist asja, et ma olen üks seal algis tegi nalja, et tippnotar ja siis et tulge kõik minu juurde ja siis ärge teiste juurde umbes minge, et sellist asja olla ei saa. Mis oli siuke mõnus nagu värske informatsioon selle koha, et ei mõtle selle peale lihtsalt ise. Aga jaa, notarid ei tohi ennast reklaamida, ehk siis notarid peavad nii-öelda lihtsalt head tööd tegema ja siis kliendid tulevad nende juurde tagasi, et seal oli neid teemasid hästi palju, aga see oli üks asi, mis nagu eredalt meelde jäi. Ja siis teiseks võib-olla see, mis sealt kiiresti ka läbi käis, mis oli ka paar kuud tagasi vist siin meedias või pool aastat tagasi juba, ma ei tea, kui aeg lendab nii kiiresti, oli see oluline teema, et need notaritasude tõusud, et miks ja mis see telgitagune on, et miks need tõusevad, et seal oli pigem see, et notaritasudel, tegelikult notarid teevad väga palju tehinguid, mis ei ole seotud ka kinnisvaraga, ehk siis mingid pärimised ja kõnkilepingud ja kõik muud ja tõendamised, siis seal on oluline see, et need hinnad pole nagu, ma ei tea, 10 aastaid muutunud ja see on fiks hinnana ja notarid tegelikult teevad töömahuna hästi palju tööd, et seda, neid tehinguid tõestada nii-öelda ja pärimisi ja kõiki lepinguid teha, ehk siis see tegelikult ei kata lihtsalt tänapäeva normide mõttes neid kulusid ära ja väikeasulate notarid, kus on kinnisvarahinnad madalad ja nii palju tegelikult kinnisvaratehingute pealt nii-öelda notaribürood ei teeni, siis tegelikult tekibki see, et seal on ka väga palju muid tegevusi juures. Et siis sellega tegelikult notarikoda täna nagu tegeleb, et neid hindasid seal tõsta, siis fikseeritud hindasid nii-öelda. Et see oli jälle siuke selgitavalt hea informatsioon maaklerina ka teada selleks, et minult kliendid alati siukest asju nagu tihtipeale küsivad. Et oli väga, väga asjalik, aga kes tahab kogu podcasti kuulata, siis mingi kuulake neil, et ma kuidagi ei konkureeri nendega, et mina seda laivi teengi sellepärast, et kes tahab ja saab kuulata ja otse minult küsida, pigem on see tasuta nõuanne selleks, et kui sulle ausalt vastata, siis kinnisvara maaklerina ma tegelikult, kui ma kellelegi analüüse teen, mis võtavad ikkagi rohkem aega kui 10 minutit, siis esitame samamoodi arve ja see on 100 eurot pluss käibemaks tund. Et kui mul üks analüüs võtab aega pool päeva või 3-4 tundi, ma tegelikult tean, kaua mul mingi analüüsidega läheb, et
kui on ühe korteriga tegemist, see on lihtne, tund aega, põhjalik ülevaatus, dokumentatsiooni kontroll, asukoha, turu ülevaatus, hindajatega suhtlemine, et saada lihtsalt siuke hea feedback ja panna see omanikule kokku. Aga kui ma teen mingi vähe põhjalikuma, näiteks mingi arenduste oma näiteks, võtame see sama lihtne loopargi, kus meil oli 9 katusekorterit, siis tegelikult me selle hinnastamisega hakkasime pihta juba enne seda projekti umbes 1,5 aastat varem, tegime põhjaliku analüüsi ja siis tegime 1,5 aastat uuesti, korteri põhiselt võtad kõik analüüsid läbi, visualiseerid ja kujutad endale ette, milline korter välja näeb ja siis paned selle hinna paika ja tegelikult see peab nagu pädema. Tänaseks on nagu see kõik pädenud ja tõestanud sellest, et need hinnad on meil väga hästi nagu paika saanud. Et uusarenduste hinnastamine on niikuinii alati natukene suke tuulelipu teema, et ma nagu pool naljaga teen seda. Et kogu tõde selgub tegelikult siis, kui nagu lõpuks need korterid on valmis ja siis hästi oluline, mis on nagu parajasti ka turuseis, et kas turg toetab või mitte, et see on ka kindlasti nagu väljakutse. Või siis näiteks meil loopargis oli hea point, et ehitusloa sai kõrval ka meil üks suur teine arendaja ja tegelikult tekkis ka arendajal konkreetne nagu siuke küsimus on ju, et kas ta on meil konkurent, siis tegelikult oligi see, et meil on nii teistsugune toode, et me otseselt õnneks ei ole konkurendid ja sellepärast läksime ikkagist julgelt peale ja arendaja hakkas seda asja tegema ja tänaseks tundub, et võiks nagu edukalt minna, et pole lugu. Aga kui keegi vaatajatest tunneb, et tahaks midagi küsida, siis kirjuta siia kommentaaridesse, sellepärast, et muidu ma ei saa, muidu ma ei näe ja selleks ma siin tegelikult istun, et oleks olemas. Okei, aga võib-olla notaritest veel, et hästi oluline teema, mida kogu aeg väiksed investorid küsivad mult, et kuhu notaris käia ja kus käia ja mitte käia, siis tegelikult ongi see, et ajas on ikkagist kogunenud informatsioon ja teadmised sellest, et iga notar on väga erinev ja kui me nagu rääkisime, et notarid ennast reklaamida ei saa, siis kuhu me tahame tagasi minna ja kuhu mitte, et meie käime ikkagi samamoodi 2-3 notari juures praktiliselt kogu aeg ainult, et olenevalt kus kiiremini koha saab. Ja eelistatult ongi siis see, et need notarid on niisugused rahulikud, ajavad oma asja hästi, aga ei pinguta üle, et mõnikord notarid nagu mõned notarid, kus oleme sattunud kogemata, siin keegi on kuskilt ise aja pannud, siis ongi see kogemus olnud selline kehvapoolne, et võib-olla juba alguses eesliin juristid, nendega raske suhelda, nad ei tule vastu, mõnikord ma pean võitlema sellepärast, et tõestama, et ma saaks justkui kaugtõestusega osaleda, et notari juristi taha mul mind tehingusse panna näiteks kaugtõestusesse, mis on nonsense, tegelikult head notaribürood seda alati teevad ja see on nagu suht loogiline, et nad mitte ei keela, vaid nad ütlevad umbes seda, et me ei saa enne teid lubada, kui meil on omanikupoolne kinnitus või osapoolte poolne kinnitus, paar notarit ja siis tegelikult enamus notarid pole mul seda kunagi küsinud, aga on üksikuid, kus me oleme sattunud ja siis on nagu siukene nagu ka maaklerite vastuseis, et mis asja sa siia umbes ronid, on ju. See oli umbes nagu Covidi ajal, et vahepeal ei lubatud kedagi ju tehingusse kaasa ja siis hakati maaklerid ka piirama, siis me lihtsalt ütlesime, et me ei tule teile notarisse, siis nagu notarite büroodes suhtumine veits muutus, et okei, maaklerina ikkagist võite nagu tulla, et väga-väga siuke erinev on ta bürooti, et jah, ei saa nagu üks-ühele võtta. Siis tegelen tegelikult siin erinevate arendustega, et ja nende portfelli kogumisega ja laiali jagamisega, et võib-olla ma täna tahtsin natukene arutleda ja jagada veel siin 10-15 minutit, kuidas sülg juttu suhu toob, et hästi tihti jälle küsitakse, ma tegin see üks nalja ka, et mida see maakler ikkagist teeb, et meie kõige olulisem väärtus, ma arvan, ajas, kui sa oled professionaalne nagu tegutseja turu peal, on ikkagi see pipeline, mis meil on, et mul on isiklikult, et see on iga maakleri nagu väga erinev käitumine või siuke muster, kuidas keegi tegutseb, aga ikkagist ma eeldan, et kõik profid nagu kasutavad palju ühesuguseid mustreid, mis on nagu see, et pipeline'ide loomine, mis on nagu müügitöös üleüldiselt hästi oluline, on see, et meil on hulk investoreid ja arendajaid ja tuttavaid listis, kellel on nagu tegelikult huvi osta mingit kinnisvara, mis tuleb müüki.
ja tegelikult kui me räägime siin mingi, jätame klassikalised ühe korteri müügid nagu korraga ära, vaid me räägime siin nagu kortermaja ostmisest või mingi arendusprojekti ostmisest, siis sellised kontaktid nagu ei teki üleöö, et need tekivad ikkagist nagu ajas ja see ongi see kõige suurem väärtus sellele, et mul on ühe telefonikõne kaugusel nagu mõned inimesed, kellele ma võiks kohe helistada, kui mingi sihuke põnev objekt tuleb, et kuule, näed, sihuke asi tuli müüki, tule vaatama, pole veel avalikult väljas, omanikul on, näed, see hinnasoov, hind on alati üks, on ju, lõpuks turuhind on alati tihtipeale suuremate projektide puhul natuke nagu teine ja tegelikult see väärtus tulenebki sellest, et me saame seda küsida ja võib-olla kui maakler tasus sellel hetkel rääkida, siis see on ka hästi huvitav fenomen, et tihti arvatakse, et kui summad lähevad suureks, siis maakler tasu nagu läheb odavamaks, siis see on niisugune kerge müüt, tegelikult see päris nii ei ole, et tegelikult on pigem vastupidi, et kui on mingi keerulisem objekt, eriti kui on mingi arendus, mis on natuke poolik, siis tegelikult sellisele asjale ostja leidmine on nagu nõelakuhjas, heinast nõelakuhja või see nõela otsimine on ju, mis tähendabki tegelikult seda, et see töömaht ja see energia ja see väärtus tulebki nagu pigem ajaloolise, juba pikka aega sisse pandud panuse eest. Ehk siis ka see töötasu tegelikult on kõrgem. Et toon lihtsa näite jälle, et üks objekt, mis meile sisse tuli, mulle näitas seda omakorda nagu omaniku esindaja siis, kes on ka niimoodi poole kohaga teeb, kunagi tegi võib-olla professionaalselt, täna teeb lihtsalt poole kohaga ka maakleri tööd. Ta on muidu ise investor ja üüriinvestor ja siis kui ma kuulsin seda vahendustasu, mis antud summa juurest oli kokku leppinud, siis see oli nagu mega madal, et ma kindlasti soovitasin talle, et küsi pool juurde või siis ütle, et või siis minu üks mõte lihtsalt on see, et kui me leiame lõpuks sinna nagu tõsise ostja, kes tahab ka hinnapakkumist teha, siis ma ka kindlasti esitan omaniku esindajale siis ettepaneku, et kui me ostja toome, siis meie büroo tahab saada nagu sellise X summa näiteks sellest summast endale. Ja see ei ole kuidagi dikteerimine, vaid see on see, et turu peal lihtsalt see lööb muidu nagu selle turu hinna nii alla, et see tundub nagu natukene nagu jabur ja niimoodi koostööd teha lihtsalt lõpuks kellelegi ei jäägi midagi, et see ei ole ka nagu motiveeriv ühelegi osapoolele. Et mõnikord ikkagist kallimad objektid on isegi kõrgema vahendusega, et kui me räägime siin klassikast, väidetavalt on täna keskmine Harjumaa tehingute vahendushind seal kuskil 2600–3000 euri kuu tehing, siis vahendustasu nagu, siis tegelikult ja see on siis umbes 2-3% ilmselt turu protsentidest võtta nagu sellest müügihindadest, et keegi küsib 2, keegi küsib 3 ja keegi küsib 4 ja väga kõvad tegijad võib-olla küsivad 5, et mul isiklikult on olnud päris palju ka tehinguid, mis on üpris kallid, aga on ka 3 ja ütleme sealt keskmiselt jääb mul ma arvan 3 juurde pluss kõmm, aga on ka olnud 4 ja 5-ga, mis tähendab tegelikult seda, et ja need tehingud on olnud just suuremad tehingud, et seal inimesed saavadki nagu paremini aru sellest, et see maht ja energia nagu ja kus see list nagu tuleb, ongi sellest tulenevalt nagu maksavad. Et, aga Eesti kinnisvaraturg on tegelikult nii väike, et kui sa siin selle sõnakõlksu lahti lased, siis sa tegelikult kunagi ei tea, kes keda tunneb ja tegelikult see info võib niikuinii levima minna. Eks selleks me teeme ka nagu fikseeritud maaklerlepinguid, et müüja saaks aru, et põhimõtteliselt kui ma täna jagan 3 ettevõttele infot ja nad on huvitatud, siis nad tegelikult võiksid registri väljavõtte teha ja näevad omaniku ära ja teevad ise oma lobitööd ja hakkavad sealt kohe ettepanekuid tegema, et aga jätta see büroo umbes vahele ja nii läheb. Et kui on usaldusväärne suhe, pole küsimus, aga mõnikord see küsimus pole usalduses, mõnikord on pahatahtlikes ostjates küsimus, et nad lihtsalt manipuleerivad müüjaga ja tegelikult räägivad müüja lõksu ja müüjal on pärast probleeme, aga see ju ostjad tegelikult ei huvita. Eriti kui tal on ainuesindusleping ja ta jätab mingi kohustusele nii-öelda täitmata kokkuleppena. Kuna maaklerlepingud on võlaõigusseadusega nii-öelda kaitstud, et maaklerleping on igasugune kokkuleppe tegelikult ka suuline, käepigistus seda lihtsalt raske tõestada, aga ikkagist võlaõigusseadus meid kaitseb ja lepinguid nagu tagab, et see kohustus igatahes müüjal nagu tekib, et see peab olema tõendatud, et see klient on meie kaudu selle informatsiooni kätte saanud. Mitte, et me oleme talle müünud, vaid meie kaudu on see esimene informatsioon läinud, et see on oluline nagu
informatsiooni erinevus ja arusaam. Aga väga paljud huvilised seda tegelikult ja omanikud ei tea seda, et siis mul tegelikult siin see 11 aastat või 10 aastat, ma ei teagi, mis need aastad on, tegutsenud olen, siis mul ei ole olnud tegelikult teadaolevalt selliseid kliente, kes pahatahtlikult nagu jätavad mind vahele. On olnud 2 inimest või 2 siis, üks oli ettevõte tegelikult, üks oli siis, kus mul endal tekkis kahtlus, aga tead, ma lõin käega selleks, et mul on parematki teha. Et ühel juhul oli see summa suhteliselt madal, seal võib-olla mõned tuhanded, et hakata jaurama sellega, ja teisel juhul oli see, ma rääkisin ka sellel teemal tegelikult advokaatidega sellel hetkel, kui see oli juba aastaid tagasi, ma olin siis veel, ma arvan, et see oli 7-8 aastat isegi tagasi. Et see oli olukord, kus tegelikult suur büroomaja alguses minu kaudu läks üürile, ja siis tegelikult see sama tüüp, me olime tegelikult omanikuga sellest rääkinud, et me ka müüme seda, hind oli teada, meil ei olnud otseselt nagu kokkulepet lepinguna, aga meil oli meili teel tegelikult fikseeritud, et kui ostja tuleb, siis ma nii-öelda vahendustasu saan, aga seal tehti singer-vanger, ma tean ka seda ostjat tegelikult, seal oli suht kindel, et mindi teadlikult nagu mööda, aga seal tehti siuke asi, et tehti üürileping, kus kõik oli hästi, aga lõpuks selle ostis ära tegelikult justkui üks teine ettevõte, aga mul on kahtlus, et ma tean, et see oli selle sama isiku mõjualas olev ettevõte tegelikult, kuigi tema seal eesotsas ei olnud, ja siis see nagu tekitas selle lahkeli, et et justkui nagu mingi võõras ostis ära, et tegelikult see ei olnud siis minu kaudu edastatud informatsioonist tulenevalt tehtud tehing nii-öelda, et siis advokaat arvas ka, et see on nagu pikk vaidlus või kui saab, siis joppab, aga kui ei, siis me pigem jätsime selle sinna kanti. Aga jaa, et sellised asjad tuleb ette, ja tegelikult kui on nagu väga lihtsad ja vettpidavad asjad, siis tegelikult on väga lihtne maaklertasu kohtu kaudu kätte saada, et seal ei ole mingit küsimust, et tasu sellega tegeleda. Kusjuures tegelikult nüüd tänases turus, ma ei tea, ma aina vähem kuulen või näen seda võib-olla sellest, et ma ise väga paljud kliendid tulevad ise enda juurde ja sa nagu ei mõtle sellele, aga kunagi noorena, kui alustasid ja olid hästi ruuki ja tegid hästi palju ka külmasid kõnesid ja sul hästi palju nagu uusi kontakte ja suhteid, nagu mida sa olid alles loomas, siis võib-olla sa nagu mõtlesid sellele rohkem, et sa pead ennast rohkem kaitsma ja et seda jama tuleb rohkem. Aga tead, ma võin ausalt öelda köögi poole pealt siit seda, et mingitel maakleritel see muster kogu aeg kordub, et see tegelikult vist oleneb natuke nagu maakleri inimese tüübist ka, et kas ta satub nende inimeste otsa ja kas ta siis tundub kuidagi kergekäeline või kergemeelne, et ta saabki nagu lohku tõmmata, et see vist oleneb ikkagi sellest, mis inimtüübiga on ka tegemist, et mõned nagu satuvad sellesse rohkem, mul on jäänud mulje maakleritena just nende klientide otsa, kes siis tahavad pahatahtlikult niimoodi asju üle lasta. Või siis ongi lihtsalt üks põhiline põhjus, ma arvan, miks see tekib tegelikult, on see, et lihtsalt selgitamatus, et inimesed maaklerid ei selgita piisavalt põhjalikult, mis see maakleri koostöö nagu tähendab, ja tegelikult inimesed ei saagi sellest aru, et nad mingisuguse kohustuse võtavad ja võtavadki seda väga kergekäeliselt ja keegi ei saa aru nagu lõpuks, et mis siis nagu tehakse. Et tegelikult on asja taga nagu tükk tööd ja see tegelikult tuleb nagu selgitustööna nagu ära teha. Et seal notaris oli ka see sama intervju, mida ma kuulasin, et seal oli ka väga, väga hästi nagu öeldud, et notari asi on nagu notaris selgitada kõiki nagu juriidilisi nüansse, et mõnikord inimesed saavad selle pärast pahaseks, aga neil on nagu kohustus seda teha. Ja väga paljud võib-olla ei taju seda ka, et notarid tegutsevad nagu just kui te kannate deposiiti raha, siis see on nagu notari enda nimega, et nad ei tohi OÜ-na ja nad ei tohi üheski osaühistus olla omanikud, nad ei tohi olla osanikud ja nad ei tohi ühtegi OÜ-d teha, nad FIE-na tegutsevad ja kui sa oled notar, siis sa oled ainult notar. Et eraisikuna sa võid investeerida, aga kui sa tahad firma näiteks teise firma teha, siis sa ei tohi seda nagu olla. Et see oli ka siuke huvitav värskendusfakt, iga päev jälle ei mõtle selle peale, et kes mida tohib ja mitte. Et aga nad ei tohi isegi olla kuskil osaühistus tegutsevad või juhatuse liige või mis iganes. Et oli siuke põnev asi. Siis
Mul on Tapas üks arendus, mõtlesin, et seda peaks veits pitchima selles osas, et ise leian, et seal, kui oled julge ja hundi rinderasvane, siis see võiks olla koht kellegi jaoks, kus teha üks äge üürimaja või siis äge müügiobjekt. Et kellel huvi, siis andke märku, et me müüme seal tegelikult ettevõtted, kus on siis kinnisvara sees kinnistuna ja tänane müügipakkumise hind on 140 000 eurot, et vaadake järgi ja kui on huvi, siis tegelikult pikk Tapal on see Pikal tänaval nii-öelda mul väljas ka. Ja lõpetuseks ma tahtsin rääkida natukene müügipakkumistest turukeskkonnas siin, et tihti ma vaatan ise hullult palju kinnisvaraportaale kogu aeg, sirmitsin. Eile ma nägin ühte hästi ägedat kuulutust, ehk siis ma tahtsin natuke rääkida eksitavatest müügipakkumistest. Et tihti siin ükspäev tegin ka just nalja, et üks eesti keel on nagu on ju, aga keegi kirjutas, et maamaks ja elekter on vastavalt tarbimisele. Ilmselgelt ta mõtles tegelikult seda, et maamaks on nagu eraldi ja elekter on vastavalt tarbimisele, aga see lause ehitus oli selline, et justkui maamaks oleks vastavalt tarbimisele, et sihukest asja olla ei saa, et maamaks on fikseeritud kinnistu suurusega ja nii ongi nagu, ja siis need vabastused ka, mis siis antud on, et igas piirkonnas on see erinev. Et seda sa saad ise vaadata. Aga oli siuke hea lause ja siis eile ma sattusin siukse asja otsa nagu, kusjuures väga pädeva büroo kuulutus oli see, nimeldasin nimetamata. Aga see kuulutus ise oli selline, et müüa perspektiivikas kinnistu, kus saad kohe ehitama hakata, oli suur pealekiri ja sõnarõhk, kus saad kohe ehitama hakata ja kui sa tegelikult müügipakkumise läbi lugesid, siis kõige viimane lause all oli see, et tegelikult täna ehitusluba ei saa, sellepärast et on mingid asjaolud, mis tuleb enne korda teha. Ja siis ma hakkasin lihtsalt, kui ma siukse kuultusi näen, siis ma lähen alati tavaliselt registrisse, see on vist kutsehaigus. Et läksin natuke, vaatasin ehitusregistrisse, läksin geoportaali, vaatasin, et sõiduteidi tule sinna, ja kõik on nagu puudulik, siis vaatasin, et trasse pole mitte midagi seal. Et siukseid kuulutusi on minu arust müügiportaalides mega palju, kus on nagu perspektiivikas korter või investeeringukorter, et mina isiklikult ei pane mitte kunagi siukseid lauseid nagu hea investeerimisobjekt või midagi, sellepärast et see on väga-väga nii-öelda subjektiivne, et kuidas mingi investor tegutseb, kes on numbrites, kes vaatab 10 aastat ette. Et mina isiklikult ka näiteks väga paljusid objekte ei hinnasta selliselt, et täna ta võib olla selles mõttes justkui nulliring, rääkides võib-olla just üüriobjektidest ja üürikorteritest, üürikortermajadest võib-olla. Et võib-olla sa ostad täna midagi, aga kui sa vaatad asukohta, sa vaatad perspektiivi, siis järgmised 5-10 aastat, ütleme kinnisvarast tegelikult pikka aega oleks siuke mõistlik üüriinvestorina tegutsedes, mina vaatan 7-10 aastat ette, et mis see kasvupotentsiaal võiks olla, kuidas üürirahavood peaksid kasvama, kas see piirkond nagu tuleb aina rohkem juurde, kas seal on täna kinnistud üldse saada, et kui seal on kõik nagu need asjad rohelised nii-öelda, siis tegelikult mõnikord tasub see tehing nagu nulliga põhimõtteliselt ära teha, selleks et on ajalooliselt ja täna tulevikus kuuled olnud küll ja küll neid olukordi, kus investorid aval või kuskil mujal sisegruppides räägivad, et oleks siis ära ostnud, siis tundus kallis, aga tegelikult täna nagu oleks ikkagist või sees, et siukseid objekte tuleb, selle me tunnetame alati ära, mul näiteks üks selline Põhja-Tallinnas täna on, aga mul on väga raske seda selles mõttes müüa ikkagist, kuna see turuhind tundub ikkagist, kui sa korteripõhiselt näiteks arvutad täna välja, siis ta tundubki tegelikult nagu nulliring või siis väike kasum, et aga see on liiga väike võib-olla, et mingisuguseid kõiki tegijaid nagu ahvatada kohe tegema seda. Ja selle ostabki lõpuks tegelikult ära siuke vaikne tegija, kes võib-olla teeb korda ja nii väga Excelites ei ole ja tegelikult ostab selle perspektiiviga, et 5-10 aasta pärast toodab see nagu retsi raha, et see on see reaalsus. Kuulge, aga ma olen 40 minutit nüüd juba jahunud, et korra veel teen update'i sellele, et kas mingid kommentaare ja küsimusi on, ei ole, jumal tänatud. Tegelikult hea meelega vastan, nii et kui keegi veel tahab, siis ma annan võimaluse. Mis ma veel tegin eelmine nädal, näiteks saatsin Maardu linnale ühe kirja seoses sellega, et tahame ühe teise arendusega, mis meil on seal Iru kandis, tegelikult jääb Maardu linna alla, aga tegelikult minu jaoks on täiesti Iru kant, nii-öelda see vana Narva maantee äärne ala,
on seal kinnistud müügis, vana detailplaneering 20 aastat tagasi tehtud, aga ta on poolik ja tegelikult 490 on selle pakkumishind täna 8 kinnistut, seal saab ka paarismaja kinnistud on seal, mis annab nagu perspektiivi, et sul on 8 kinnistut ja kui sa saad nüüd kõigile paarismaja näiteks teha, siis see on 16 ühikut on ju, et siis see tunduks nagu väga hea projekt kellelegi võib-olla. Seal on ka vanast ajast mingid trassid ja vesi olemas, aga ta pole täielikult välja arendatud ja omanikud kunagi on seal teinud natuke isetegevust, et kui kaardi peal on joonistatud sulle, et tee läheb ülevalt, aga läheb tegelikult otse läbi teise kinnistu, siis siuksed väiksed nüansid tuleb nagu linnaga aga mis meie küsimus tegelikult seal põhiliselt on see, et kas me saame seda kuidagi tehinguna osaliselt ka nagu detaili lõpetada ja kasutusload ja näiteks selle tee sellele 8 kinnistule vallale üle anda ja selle lõpetada ja niimoodi teha, et kogu seda detailplaneeringu ala ei peaks nii-öelda tervikuna valmis tegema selleks, et tegelikult see teine osa on see, kus omanikud jäävad ise nagu omanikeks ja kasutavad seda ja elavad seal juba. Et siukene nagu siuke keeruline case, et nagu iga asi on natuke rätsepa töö ja seal tuleb natuke linnaga eeltööd teha, et tegelikult jällegi sisetunne ütleb, et see on mega potentsiaalikas koht kellegile, kes selle lõpuks ära teeb. Ja hind ei ole ka tead mis mega kallis 8 kinnistu eest, et ja lähedal on kõik poed ja keskkond kogu aeg areneb, et see on nagu väga hea koht. Jällegi, kui on huvi, siis saan ennast märku, et see on reaalselt Iruemmast paarsada meetrit ja jääb sinna elamupiirkonda, nii et tööstus- ja elamupiirkonda. Mitte see tööstus seal ei häiri, sellepärast, et ta on nagu nõlva all, et nii on, aga rohkem polegi tänaseks midagi, nii et uuel kolmapäeval uuesti kuulake juba, kes täna ei jõudnud Maakleri jutte ja pange meie Konsult kinnisvaras YouTube'is kindlasti like ja Oskar Edelas ka, sellepärast et subscribe'ige, sellepärast et siis me saame kolida ümber YouTube'i ja teha seal palju kvaliteetsemaid ja jagada teiega ekraanipilti ja kõike muud selleks, et Facebookis me pole aru saanud, et seda teha saaks, et see on siuke kurb asjaolu. Ja muud polegi, tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Tšau!